Tere tulemast Tiiu õhturännakute podcasti, kus on jutuks rahulikud teemad erinevate saatekülalistega. Kes soovib täielikult lõdvestuda ja miks mitte magama jääda, siis teie jaoks on kõige lõpus meditatsioon. Tere tulemast Tiiu õhturännakute podcasti, kus me räägime rahulikel teemadel ja neile, kes soovivad täielikumalt lõdvestuda või miks mitte ka magama jääda, on lõpus meditatsioon. Aga mina olen saatejuht Eha Kruus ja täna on meil külas Indrek Hüüdmaa. Ja sissejuhatuks ütlen seda, et Soomes on 50 000 või 70 000 eestlast, et need andmed on erinevad. Ja sina, Indrek, oled üks neist. Tere tulemast, Indrek! Aitäh kutsumast! Tore olla siin. Nagu me siin podcasti alguses arutasime, et no mida sa sinna... ja küll, soome keeles on ka tore sõna... Ma ütlen välja perkele, mida sa sinna otsisid. Just. Ja no minu motivatsioon on muidugi raha teenimine seal. Nii, aus vastus. Väga hea, loodan, et meie podcast jätkab samamoodi. Ja ei olnud põhjust põgeneda mingi režiimi eest, nõukogude režiimi eest ja mingisuguse. Et see oli mu siis mõte. Ja mul oli sinna lihtne minna, kuna mu hea sõber Paava oli seal juba mitu aastat töötanud ja siis kutsus sinna, et tule proovi. Millal see oli? See oli aastal 2008. Juba? Juba. Ehk siis, nüüd juba 17 aastat seal oldud ja ma ei läinud sinna mõttega selles mõttes, et kaua või vähe olla seal. Aga nii nüüd kujunes välja, et 17 aastat juba seal, jah. Ma ausalt öelda praegu mu kõrv registreerib väikese aktsendi sinu, kõik on õige, sinu kõnes, aga väikene aktsent on juures. Et räägimegi kohe selle teema ära, et mis siis eestlaste seal Soomes saab, et kui te seal nii kaua elate, juba vist aastakümneid mõned, et kas te eesti keele unustate ära või ikka proovite seda alal hoida ja kuidas üldse peredes on? No ma arvan, et päris ära ei unusta, et see on ilmselt võimatu, aga jah. Võimatu. Võimatu. Et sa oled ju pärit Saaremaalt tegelikult. Seda ka, jah. Nii, et eesti keelega muidu ka probleemi, nii et. Igatepidi probleem. Just, aga jah, ma arvan, et eks oleneb ka sellest, eks minu peresisene keel Soomes on soome keel, ehk siis mu elukaaslane on soomlane. Ja ma arvan, et see sõltub ka paljuski sellest, et mis seltskonnas oled või näiteks Soomes on ka teatud linnaosad ja kus on rohkem eestlasi, et seal on ilmselt ka rohkem saab eesti keelt rääkida. Aga minul see võimalus puudub ja samas ega ma ei otsi ka seda nii aktiivselt. Et on sellised eesti kogukonnad ja neid on ilmselt Helsingis rohkem kui mujal või on ka mujal? Ma arvan, pigem jah, et Helsingis näiteks, kus võiks olla Vuosaari on selline koht, kus varma ja siis Helsingist väljas Vanda, Espoo, seal on ilmselt suuremad eestlaste kogukonnad. Kui palju sa nende tegevusest tead, et ega päris aus olla ei mis nad seal käivad laulmas? Nii palju ma tean, et Helsingis on eestikeelne laulukoor. Seda ma tean, aga viimasel on päris palju üritusi korraldatud eestlastele, ehk siis Eestist tulevad esinejad ja niimoodi, aga ise ma väga aktiivselt ei osale, et mul omal hobid ja aeg kulub sinna. Aga mis puutub sellesse, et eesti keel kas ununeb täitsa ära, ma arvan, et tänapäeval see ei olegi nii probleem, sest erinevad kanaleid pidi saad isegi vaatan palju eesti kanaleid ja kuulan eesti raadiot ja sa kuulad läbi interneti? Läbi interneti ja siis jah, et see on tänapäeval see võimalus. Mida sa täpselt kuulad ja vaatad? Päevakajalisi saated, uudiseid ja püüan ennast kursis hoida Eestis toimuvaga ka. Aktuaalsed kaamerad? Vaatan ja üldse poliitilisi. Ei päris iga õhtu. Ma pean ikka jagama Soome uudised ka. Et ei tule liiga seda uudiseid. Kas Soome ja Eesti uudised
segamini. Aga kas nad on üks ja sama suunitlus või on kuidagi midagi erinevat seal? No ikka erinevad, aga samas on jälle huvitav vaadata, kui mainitakse näiteks Eestit ja kui on mingi Eesti teemaline, et näiteks ülel on Eesti reporter täitsa olemas siin eestlane. Kes Eesti reporter? Nüüd ma olen piinikus olukorras, ma nüüd ei tule meelde. Sa mõtled saadet reporter? Ja siis vahel teeb intervjuus ja. Ülele ja muud kasutavad ka ilmselt. Väga tore, aga lähme aastasse 2018, kui see Paavo sind Soome meelitas. 2008. Vabandust, 2008. Ja mismoodi see asi siis käis? Ütles, et ma olen siin ennast kanda kinnitanud, et tule nüüd ka või? Ei, põhimõtteliselt jah, et siin on hea töökeskkond ja siis mul oli muidugi lihtne minna niimoodi, mul oli keegi ees juba. Nii et võib öelda, ma olen ka selle nii-öelda Kalevipoja etapi läbi teinud. Kas alguses olid Kalevipoeg? Olin Kalevipoeg, kes käis siis üsna tihti kodus ja elas ühes korteris mitmekesi koos. Oli raske ja tüütu? Raske ei olnud, tüütu oli, jah. Tüütu oli, jah. Muidugi, aga õnneks ma väga kaua niimoodi ei pidanud. Või siis ise otsustasin, et ei, aitab nüüd. Aga raha sai hästi? See on ka jälle selline, et kui ma alustasin, ma tegin nii-öelda keikatööd, ehk siis tööjõu rendifirma kaudu. Siis algus oli vähe selline, ei olnud. Aga kui sai jäde peale, siis jah, läks paremaks ja olin rahul. Ja kuidas Kalevipoegadesse suhtutakse Soomes? Ma arvan, et arvamusi on erinevad, et nagu üldse eestlastesse, et eks see oleneb inimesest endast ka, aga üldjuhul ma arvan, eestlased on töökad ja hinnas või? Kuidas? Ja hinnatud Soomes? Jaa, ma arvan küll. Kuigi, nagu ütlesin, et oleneb inimesest, on ka teistsuguseid inimesi. On igasuguseid nagu igas rahvusest? Igas rahvusest, jah, siin on. Aga kas eestlased teevad ära siis ka põhimõtteliselt need tööd, mida soomlased enam ei taha? On igasugused hooldajad? Ma ei ütleks niimoodi, ei ütlekski niimoodi? Ma ei ütleks, et ainult need tööd, ja kindlasti on arste. On ka arste absoluutselt ja kultuurialal on muusikud ja õpetajadki, et ma arvan, need ajad on vist ka möödas, et kui mindigi tegema seda kõige lihtsamat, ja samas on ka karjääriredelil võimalik tõusta, et kõik oleneb sust endast. Kuidas sa ise karjääriredelil tõusid, räägi seda? Ega ma väga selline auahne inimene ei ole, aga ometi sa ju tegid seda? Loomulikult ikka tahad natukene paremat ja nüüd mu siis amet on siis vahetuse vanem, ehk siis minule täitsa piisab, et ei... Ja sa oled ühes hotellis vahetuse vanem? Olen hotellis, jah, hotell Kadanokka, ehk siis Strawberry keti kuuluv hotell. Ja nii, et ma olen rahul sellega, mis mul praegu on. Kuidas sa oma elukaaslase leidsid ja miks sa eestlannat ei otsinud? Kuidas ma nagu paljud neist kasutavad äppe. Nii. Selline tuntud äpp nagu Tinder, sealt ma leidsin. Paljud leiavad sealt. Nii, paljud leiavad. See on minu mõttes midagi paha asi, et see on üks võimalus. Just. See on üks võimalus. Absoluutselt. Ja miks... Kas sa otsisidki kohe Soome naist? ei, see ei olnud eesmärk oma, et lihtsalt sattus nii ja oli tore inimene. Kui te nüüd õhtuti seal omavahel kokku saate kodus, mis keeles te räägite? Ikka soome keeles. Ikka soome? Aga ikka mõningad eestikeelsed sõnu ka ma üritan ikka. Või siis tema ise põimib sealt kuskilt. Et kui ma vaatan
eestikeelsed saateid näiteks ma kuulan ikka päris valjusti, et siis tal ei ole varianti, peab kuulama. Nii, kas ta on midagi ära ka õppinud? Ikka mõned sõnad. Ei noh, ega tegelikult soomlastel ma arvan, et küll nad saavad mõningatest sõnadest aru, et see ei ole nii. No meil on palju sarnaseid sõnu. Just, et ja tema puhul, nagu ta ise mulle on öelnud, ta saab aru, aga loomulikult ta ei oska nagu siis eesti keeles vastata, aga ta saab nagu, ütleme nii, et vestluse teemast vähemalt aru. Et aga ta pole püüdnud hakata eesti keelt õppima? On ikka, aga võtab aega ilmselt. Ütleme nii, et jah, enda on huvi tundnud asja vastu, ütleme nii. Aga mis keeles sul on praegu mugavam suhelda? No soome keel on nüüd niivõrd juba sisse nii-öelda juurdunud, et küll mul esimesena tulevad meelde soomekeelsed sõnad, et Ahah, sa tegelikult mõtled siis No praegu ma ilmselt mõtlen ikka eesti keeles. Praegu minuga rääkides aga kui ma Soomes olen ja näiteks meil on tööl ka eestlasi tööl, et kui nendega näiteks suhtlen, meil tuleb selline sega soome-eesti, et lihtsamini ennast selgeks teha, me kasutame mõlemaid sõnu, mõlema keele sõnu. Et sest kui ma jään mõtlema seda eesti keelt sõna, siis mul tuleb ikka soomekeelne sõna tuleb kiiremini kui näiteks tööalased kõik sellised tööalased terminid näiteks mul tuleb ilmselt kiiremini soomekeelne. Kas sa oled juba hakanud mõtlema ka, et issand, mis see eesti keeles nüüd oli see sõna? Ja ma olen hakanud ka kahtlema, kas tõesti on selline sõna. Kas see on see sõna? See kõlab väga rumalalt muidugi, aga... No ei kõla rumalalt, sa oled teises keelekeskkonnas. Nii, kuigi on väga lihtsad sõnad küll vahel, et... Kas sul on mingeid toredaid fakte või meenutusi eestlaste, soomlaste suhetest? Kas on mingeid möödarääkimisi olnud? Või midagi lõbusat? No Soomes mul eriti sellised ei ole olnud, et muidugi kõik üritavad, kui kuulavad, saavad aru, sa oled Eestist, et siis oma eesti keele oskusi. Ja, ikka aga kui sa soome keeles räägid, siis nad saavad aru, et... Küll ikka ja see aktsent on ikka ja... Nii et nüüd on sul mõlemas keeles aktsent, sa oled siis nüüd nii kaugel. Nüüd mul on mõlemad keeled vigased. Aga ma tean Eestis sellist kogemust mu endisest töökohas, kui ma olin Eestis tööl. Et oli selline restoranis soomekeelne klient küsis viinerit. Aga viineri on siis selline magussai. Ja ettekandja viiski talle siis viinerit. Ahah, mis nagu klient tegi selle? Klient oli üllatunud. Aga mainis ja sai ringi vahetatud. No kindlasti ma arvan. Ja, et selliseid sõnu on jah, meil siin sugulaskeeltena nagu... Et Soomes mul ei ole sellised naljakaid olukordi olnud, aga jah. Nii, aga su pere on ju Saaremaal, on nii, jah? Pere on ka nii-öelda laiali läinud. Ema on Saaremaal, vend Toomas elab Viimsi kandis, õde Aila kolis ka Soome ära ja siis mul on 2 tütart. Vanem tütar Sigrid elab Saksamaal Hamburgis ja noorem tütar Helena elab Pärnus. Nii et laiali? Laiali kõik läinud. Kuidas te siis omavahel üldse kokku saate ja kas on mingid tähtpäevad, millal te kindlasti saate kokku? Ikka küll helistame vahel ja nüüdki olen minemas siis Pärnu kaudu Saaremaale, et selline... Et praegu, ütleme nii, et sa tulid praegu just täpselt laevaga siia podcasti tegema ja siis lähed edasi just nii. Oma sugulaste juurde. Et küll alati tuleb ikka väike plaan teha, reisiplaan nii-öelda valmis, et niimoodi ehku peale üldiselt ei tule, et... Kui tihti sa käid siin? No mitte väga, et ma arvan 3-4 korda aastas võib-olla. Ikkagi? Jah, kui nii võtta, et... Aga ütleme nii, et jah, et iga nädal lõpp ei käi ja sellised. Aga kas see on nüüd toonud kaasa ka Eesti sugu ja Saksa ja Eesti sugulastega mingid sellise suhete jahenemise või seda ei saa üldse öelda? Ei, ma ei usu, et suhet ei jahene. Eks need suhted on nagu igal pool. Vahel vähe paremad, vahel vähe halvemad ja... Et ma ei usu, et see nüüd mõjutab, et kui kaugel keegi elab. Et sama asi, et tänapäeval on ju lihtne ühendus pidada. Jaa, see on õnneks, jah.
Kas eestlaste tippsündmus Soomes on jaaniõhtu, jaanipäev? Vähemasti mulle siin Eestis tundub nii. On, ma arvan küll jah, et ma ise küll ei ole käinud ja ma eelistan sa ei käigi kuskil, ma saan aru või? Käin ikka. Need Soome üritused kõik? Ei, siis ma eelistan, kui jaanipäev, siis ikka Eestis. Siis oled Eestis siis? Siis ma ikka üritan jah, et Eestis pidada, aga jah, et eestlastele korraldatud üritusi on suht palju nüüd. Aga ma olen küll käinud jah, teatris ja kontserdil päris ei ole, aga neid on ka päris palju, nii et lihtsalt kättevõttimise asi. Olen korra käinud ka kontserdil. Või siis korra, jah. Okay. Aga kas sa nüüd oled ka ütle nüüd ausalt, oled sa nüüd kahetsenud, et sa läksid aastal 2008 sinna Soome elama ja nüüd on su elu niimoodi läinud või oleksid pigem tahtnud siin Eestis olla? No ma arvan, et ma ei kahetse, aga loomulikult üks mõtted käivad ikka peas. Tuleks tagasi. Nii, aga kas tuleks siis? Ma ei tea. Sa pead oma Soome elukaaslase nõusse saama kõigepealt. Ma arvan, et lähiajal see ilmselt ei juhtu, aga never say never. Sul on seal tore töökoht ja... No just nimelt, et sest see on ka omamoodi asi, et seal on nagu erinevused ka, kui muidu on suht sarnane Soome ja Eesti. Näiteks palgasüsteem on vähe teine, ehk sa pead teadma oma seda aasta sissetulekut ja siis seal on nagu 2 seda tulumaksuprotsenti. Ja teine on siis vähe suurem, on siis selle jaoks, kui sul läheb ületab selle summa. Siis sa maksad päris palju. Siis mingi üle 30% ei idagi. Aga kui sa nüüd seda arvestad kõike neid maksu erinevusi, et kus sa rohkem teeniksid oma ametis? Kas Eestis või... Ei, küll ma teenin ikka Soomes ikka rohkem. Soomes. Kuigi loomulikult on asjad, mis on kallimad Soomes, elutase on kallim. Aga... palju see korteri eest ära maksab? Seal on ikka kallis elamispind. Meil on 3-toaline korter, see olline 60 200 euri. Aga see on jälle kahekesi oled, et ei ole probleem. No ma olen ise elanud ka sellises 24 ruutu ühetoalises. No jah, naisega vist läheb keeruliseks. Ja selle hind oli 700. No see oli Helsingi kesklinnas ka, nii et... Praegu sul ei ole kesklinnas? Ei ole, aga suht hea koht on, et Hertoniemi selline koht, et rahulik ja eks korteri rentimine või üürimised on ka valiku küsimus, et kui sa tahad odavamalt, loomulikult see vahemaa on siis ka hoopis teine. Kui ma nüüd lõpetuseks annaksin sulle valida 3 linna ja ütle siis kohe, kus sa tahaksid elada. Tallinn, Kuressaare, Helsingi. See on väga provokatiivne küsimus. Ma olengi siin selleks. Nii. Täitsa südamest. Täitsa südamest. Ma arvan siiski Tallinn. Tallinna valisid? No nüüd põhjenda ära kah, mis siis siin meie Tallinnas on, mis isegi Helsingi üle lööb? Eks Tallinn esiteks minu meelest päris palju on panustatud ja nii-öelda arenenud ja isegi soomlased on päris tihti maininud, nagu see Nobelesse see piirkond. Ometi meile tuuakse Helsingi arhitektuuri kogu aeg eeskujuks ja kõiki linna planeerimist. Seda ma ei teadnud. Seda sa ei teadnud, sa oled teises keskkond. Aga kusjuures et ja mida ma ise ka olen tähele pannud, et siin nagu seotakse see vana ja uus, et mis on väga hästi õnnestunud ja veel kord soomlased ise on maininud, et Tallinn selles mõttes on muutunud ja väga, väga ilusaks, et käivad meeleldi siin.
no seda minul on seda hea meel kuulda ja ma arvan, et kuulajatel, vaatajatel ka, et suur tänu, Indrek, et tulid meie podcasti. Tiiu õhturännakute podcasti varasemaid osi saate kuulata Õhtulehe veebist. Ajakiri Tiiu ilmub kord kuus paberväljaandena ja seal ilmunud lugusid näete samuti Õhtulehe veebis või otsige Ajakiri Tiiu üles Facebookist. Aitäh! Alustame õhtuse tänulikkuse rituaali. Leia endale vaikne paik ja kus saad aja maha võtta. Istu mugavalt või lama. Sule silmad. Hinga sügavalt sisse just nii pikalt, nagu sulle praegu sellel hetkel sobib. Hinga sama pikalt välja. Jätka hingamist rahulikus ühtlases tempos. Tunneta, kuidas tuba täidavad pehmus ja rahu. Kujutle, et seisad kõigi oma mõtete ja tunnetega mõnes rahulikus paigas. Kujutle, et see rahulik paik on aed. See aed on täis hetki, mida sa tänase päeva jooksul kogesid. Kõik, mis oli, suured ja tähtsad ning pealtnäha väikesed ja ebaolulised sündmused, need olid osa sinu päevast. Nüüd on aeg neile leebelt otsa vaadata. Hinga omas tempos sügavalt sisse. Mõtle ühele armsale hetkele, mille tänane päev sulle tõi. See võib olla kellegi naeratus. Mõni hea sõna. Tassi täis sooja teed. Rahulik hetk iseendaga. Luba endal seda uuesti kogeda. Kuidas see tundus? Kus oma kehas sa seda rõõmu tajud? Too esile veel mõni hetk, mis sulle täna head tegi. Võib-olla tuli ootamatu lahendus mõnele murele. Või ütles keegi midagi julgustavat. Võib-olla nägid aknast päikesevalgust või kuulsid linnulaulu. Pole liiga väikest ega ebaolulist rõõmu. Kõik loeb. Kui su mõtted ekslevad ebameeldivate sündmuste juurde, siis võta need vastu kaastunde ja mõistmisega. Pole tarvis neid eitada, kuid täna õhtune tänulikkuse rituaal aitab sul nihutada fookuse sellele, mis toob rahu ja soojust. Kas tänases päevas oli midagi, mis õpetas sulle midagi uut? Kas oli hetki, kui tundsid end hoituna ja mõistetuna? Tunneta, kuidas päevased toimetused hajuvad. Luba tänulikkus oma südamesse. Ütle endale mõttes. Olen tänulik selle päeva eest. Olen tänulik väikeste rõõmude eest. Olen tänulik iseendale. Sa võid seda korrata, kas mõtteis või vaikse häälega. Kujutle, kuidas tänulikkus levib su kehasse nagu pehme valgus. See valgus mäib su endasse, luues turvatunde ja rahu. Tunneta, kuidas see soojendab su hinge ja rahustab meelt. Nüüd kujutle end jälle oma mõttelisse aeda. Päeva jooksul kogutud muljed ja emotsioonid on kui õrnad õied, mis on su ümber. Tea, et iga hetk, mil sa märkad head, istutad oma aeda uue õitsva taime. Nii muutub su aed iga päevaga lopsakamaks ja kaunimaks. Tunneta, kuidas see on täis soojust, valgust ja ilu.
lõpeta rituaal teadmisega, et homme ootab sind uus päev, täis võimalusi märgata head ja leida rõõmu. Hinga veel kord sügavalt sisse, hinga omas tempos veel kord rahulikult välja. Lõpeta rituaal teadmisega, et homme ootab uus päev. Uus päev täis võimalusi märgata head ja leida rõõmu. Kui oled valmis, võid avada tasapisi oma silmad või jääda magama rahuliku südame ja sooja tundega. Head ööd!